Tere, armas koguduse pere! 21. mail on meil kõigil võimalik olla kaasas üleloomuliku õnnistuse annetusega. Ja see on asi, mida me korraldame Toompea koguduses kord aastas, mis on selline suurem annetus lisaks tavapärastele kümnistele ja annetustele. Ja me teeme seda kahel põhjusel. Esiteks, et võiksime teha oma isiklikus elus ruumi üleloomulikus õnnistuseks ja uskuda finantsilisi läbimurdeid. Ma usun, et andes me ei jää vaesemaks ja minu kogemus abikaasaga kinnitas seda hiljuti, kui me olime Inglismaal ja meid õnnistati suurema summaga. Kohe pärast seda õnnistust me otsustasime oma südames, et me anname mingi osa sellest ära. Samal õhtul me leidsime oma laualt veel ühe ümbriku, veel ühelt inimeselt ja me nägime see summa, mis meile tuli, oli täpselt see sama summa, mille me olime otsustanud ära anda. Nii et meie kogemus on, et andes me ei jää vaesemaks ja tõesti Jumala sõna kinnitab seda Malaki 3:10, kus ta ütleb, proovige mind ometi sellega, ütleb vägede issand, tõesti ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastusega. Teiseks ma usun, see on sinu panus igavestesse väärtustesse. Me just käsitlesime Toompea koguduses seeriat igavesed väärtused, õppides elama oma elu nii, et sellel oleks suurim mõju igavikus. Ja samuti tegelikult ka Jumala sõna julgustab meid koguma oma aardeid taevasse, kus koi ja rooste neid ei hävita. Sinu panus tegelikult teostab Toompea koguduse visiooni, kus me oleme näinud inimesi tervenemas, päästetud saamas, kasvamas oma potentsiaali Kristuses. Ja me tahame näha tegelikult rohkem inimesi päästetud saamas. Tahame näha rohkem imesid, tervenemisi ja rohkem inimesi kasvamas oma tõelise kutsumise sisse. Sinu panus aitab arendada meie koguduse Jumala teenistusi ja kõige sellega seonduvat. Kindlasti me ei suuda seda kõike ise teha ja osa sinu panust läheb ka koguduse rajamise töösse ja piiblikooli. Need 3 valdkonda on olnud põhilised viisid, millega Nelipühi kirik ja tema rajajad uskusid, et nad pööravad selle rahva südame Kristuse poole. Ja ma usun, et see on ka täna meie tugevus. Muudame koos seda rahvast.